Palju aastakümneid tagasi otsustas üks vanast maailmast pärit perekond haarata kinni eluvõimalusest. Nad pakkisid kokku kogu oma vara ja alustasid ohtlikku teekonda oma kodumaalt Horvaatiast uude maailma. Mõne aja pärast leidsid nad oma unistuste elukoha. See koht osutus olema Kanada kauges põhjaosas. Siia ehitasid nad endale armsa väikese maja, mille nad hiljem muutsid hubaseks bed and breakfastiks, mis mahutas korraga vaid paar külalist. Kogu oma elu elasid nad selles majas ja neil sündis isegi 2 tütart, kes siin üles kasvasid. Pärast mitmeid kordi kodumaal käimist otsustasid mõlemad tütred, et tahavad oma juurte juurde tagasi kolida. Nad jätsid oma elu Kanadas maha ja alustasid mõlemad uut elu Horvaatias. Nende vanemad elasid oma elu lõpuni Kanadas, kuid kahjuks jäid haigeks ja surid lühikese aja jooksul üksteise järel. Isa suri viimasena aastal 2005. Sellest päevast alates pole keegi enam maja külastanud. Tütardel näib puuduvat huvi selle vastu, mis sinna maha jäi. Esimest korda 20 aasta jooksul avame selle uksed ja anname teile pilguheit sisemusse. Tere tulemast tagasi kõik järjekordsesse Bros of Decay episoodi. Mina olen Leslie ja täna on kaamera taga taas Danny. Soovin teid südamest tänada, et tulite minuga kaasa Kanadasse, kus me täna oleme. Danny lingid leiate kirjeldusest ja täna dokumenteerime seda kohta koos. Niisiis, kus me täna seisame? Tegelikult, nagu näete minu ümber, seisame me ajas seisma jäänud kodus, mis kuulus kunagi Pasalitsi perekonnale. Siin seinal näete seda, tegemist on Horvaadi perega. Ma ei ole kindel, kas hääldan nende perekonnanime õigesti. Aga Pasalitsi perekond elas siin. Nad tulid noores eas Ameerika Ühendriikidesse pärast seda, kui pereisa oli olnud armees. Ja nagu näete, on see täielik ajakapsel, mille nad maha jätsid. Kõik laguneb ja pudeneb laiali. Aga kõik nende mälestused, esemed ja kõik muu on endiselt siin sees. No suume praegu selle külaliste maja sissepääsu saalis. See pere pidas kunagi külaliste maja, aga see oli ka nende isiklik kodu. Alustame peauksest, kust me sisse tulime. Tegelikult oli meil eile õhtul väga naljakas vestlus. Nagu see on toonitud klaas, eks? Värvitud. Vitraaž, okei. Erinevus seisnes selles, et vitraaž oli värviline klaas. Värviline. Ja toonitud klaasi kasutati lihtsalt vannitoas. Jah, nagu sa ei näe läbi. See valge, millest läbi ei näe. Ja. Täpselt. Imeline uksi. Kaunilt nikerdatud. Wow. Ja otse selle kohal saad juba näha, kuidas see koht laguneb alates aastast 2006, kui see minu arvates maha jäeti ja hüljati. Imeline kristall siin, lühter siin koridoris. Siia kohta pidi olema väga soe ja mõnus tulla. Nagu näete, see on trepp, mida maja külalised kasutasid üles minemiseks. See on väike silt, mis ütleb, et vabu tube ei ole. Kui kõik toad olid broneeritud. Sellest on nüüd juba kaua aega möödas, nagu näha. Laed ja seinad lagunevad ülevalt alla. Ükski külaline pole seda kohta juba paar aastakümmet näinud. Olgu, alustame siis meie ringkäiku siin. Ma arvan, et peaksime kõigepealt sellesse tuppa minema. Lähme kõigepealt siia. Ja me näeme, et kellegi jakk on siia jäänud. Selle maja mees. Ma pean meil tema nime teada saama. Ta oli kunagi jahimees. Ja see tundub natuke sellise jahijakina, mida metsas loomi otsides soojas hoidmiseks kantakse. Ning siia on jäänud ka mõned sallid ja muud asjad. Jah, siin piirkonnas on väga külm. Jah, kogu põrand praguneb. Nagu näha, see, kui palju kordi ma olen selle otsa komistanud, kui olen pilte teinud või lisakaadreid filminud, on hullumeelne. Ma arvan, et see on juba 20 või isegi rohkem korda juhtunud. Aga tere tulemast nende eluruumi. Ma arvan, et see oli rohkem ühine ruum nii külalistele kui ka neile endile. Eluruumid on allkorrusel. Seal elabki Pasalitsi perekond ise.
mees ja naine ning nende 2 tütart elasid. Külalised olid tavaliselt üleval korrusel. Ja see siin oli rohkem ühine ruum. Meil on see imeline, viktoriaanlik pink. Siin on see kaunilt polsterdatud. Kõik tekid on endiselt seal peal. See peab olema üks ilusamaid esemeid, mille olen leidnud, kui olen sellel pool maailma, Põhja-Ameerikas ja Kanadas ringi uurinud. Eriti koos lampidega, otse selle kõrval, kristalllampidega. See paigutus on lihtsalt täiuslik. Meil on selle taga ka maal metsloomadest. Nagu näete, on seal hirv imeeliselt maalitud. Majapidamise peremees. Ta oli kirglik jahimees. Talle meeldis seda hobina teha. See oli tema viis stressi maanduda. Vaata neid rippuvaid laternaid, mis meil siin üleval on. Need on imelised, eks? Jah. Kas sa oled kunagi Euroopas midagi sellist näinud? Ei. Ei. See näeb välja, nagu see tuleks Euroopast, aga See on Euroopa mõju. jah, kindlasti. Kindlasti. Tegelikult mulle väga meeldib see. Jah. Siin seisab veel üks latern, natuke vasest, messingkatet ja siis see kohvilaud siin all. Ja ma arvan, et meil on siin esimesed esemed juba olemas. Siin on kirjas Broka ja Horvaatia kohtumised. Nii et need olid ilmselt puhkusepildid, kui nad käisid Horvaatias oma perega kohtumas. Nagu näha, kõik pildid ja mälestused on endiselt siin olemas. Need on kindlasti puhkusepildid nende Horvaatias veedetud ajast. Need näevad välja nagu sõjapildid. Kõik majad on täielikud varemed. Need tunduvad nagu puhkusepildid, aga ma ei ole 100% kindel. Ja need on ilmselt segamini. Ma näen. Tõenäoliselt läksid majapidamise mehed Horvaatiasse jahile. Ja just sealt need pildid pärinevadki. See ei ole see maja, kus me praegu oleme. See on üks nende tütardest ja see on selle pere ema. Väga palju pilte. Olgu. Panen selle pärast korralikult tagasi. Ja siin on Russia's story. Vinge vaata seda. Selles brošüüris on isegi pilte. See on elutuba. See on diivan. See on diivan ja sa näed isegi seal rippuvat lampi. Yeah. See on uskumatu. Vaata seda. Jumal, see oli ilus. Kui sa siia üles vaatad. Siin rippus kunagi lääst lühter. Ja selles majas, selles toas oli mitu sellist diivanit. Ja see on uks, mis meil siin on. Vaata seda. See on hämmastav. Vaata neid lilli ja kõike, mis seal üleval on. Mulle lihtsalt meeldib see. See on lahe leid. Ja see on selle vene raamatu sees. See on lihtsalt inglise keeles kirjutatud. Venemaas siin on kirjas. See räägib Ida-Euroopast ja Venemaast. Ja. Okei, väga huvitav. Ja meil on siin all veel nii palju mälestusi. See terve kast on täiesti täis puhkusepilte. See oli kunagi maja väljastpoolt, kui see kodumajutus veel tegutses. Nagu näha, on see veel üks pilt seestpoolt. Ja. Täiesti hullumeelne. Nagu näha, on siin selle majapidamise enne ja pärast. Siin näeme üht pilti, kus ta käis jahil. Näha on tema koera ja püssi, mis toetub veoki vastu. Täiesti hullumeelne rahvas. Need on parimad leiud, mida avastades leida võib. Ma panen selle ilusti tagasi, et saaksime edasi minna. Selle ruumi poolel on meil sarnane ülesehitus. Nagu siin rippuv latern. See oli selle maja tunnusjoon, mis tegi selle eriliseks. Mulle meeldib ka see nikerdatud peegel. Ma lihtsalt mõtlen, kas see on käsitsi nikerdatud peegel või on see midagi, mis on pärit tehasest või midagi sellist. Ma ei ole sellest kindel, aga see näeb väga ilus välja. Tool seisab siin all. Positiivne eluviis ja tervis. Positiivne eluviis ja tervis. Nad olid sellest kindlasti huvitatud. Mis? Lihtsalt tükk padjast. Jah, polsterdatud iste või midagi sellist või tõesti padi.
vaata, võib-olla saad seda kasutada näiteks jookide külalistele viimiseks, aga see oleks väga ebastabiilne. jah, see oleks väga, ei, see oli kunagi maal. see rippus kunagi seinal, mees. Okei. ma ei tea. kas sa kujutad ette, et riputad selle oma kodus seinale? näeb väga naljakas välja, eks? jah, ma ei tea. aga Tänni, vaata siia. Fotoalbum. Ja. veel rohkem pilte ja mälestusi. näiteks kindlasti see on see maja, mida ma olen filminud. me oleme filminud paljudes kohtades Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, aga see on see maja, kuhu on jäänud kõige rohkem mälestusi ja ajalugu. siin näete lapsi istumas köögis, mida me hiljem filmime. siin nad on järve ääres. Nendest piltidest, mis me siit leiame, on kindlasti näha, kuidas need inimesed selles majapidamises kunagi elasid. Vau, need on tõesti lagunenud. see on hullumeelne. vaatame siia sisse. ilusad pildid. aga neid on nii palju, ma ei saa neid kõiki muidugi läbi vaadata. Yeah. Muidugi. Horvaadid ja idaeurooplased üldiselt on inimesed, kellele meeldib napsu võtta. nii et meil on siin laual mõned joogid muidugi. ja need on, nagu näete, kirjutatud horvaadi keeles. ma ei tea, mis see on. mis jook see on, esiküljel on ka mõned numbrid kirjas. Ei. Sa hakkad seda nuusutama. Ja, ein Wort. ma arvan, et see pole isegi alkohol. see lõhnab nagu köhasiirup. jah, need on need ürdijoogid, mida juuakse Ida-Euroopas ja Saksamaal ning Austrias ja sellistes kohtades. meil on siin laual vein, punane lauavein. Okei, seda pole varem näinud. ja pudel Perrier. ja siin on meil selle koha omanik kui maja peremees. ja tema oli jahimees. ta juhtis ka külaliste maja ja äri. ja siin näete, et selle pildi ülaosas on osa Horvaatia lipust. ja see oli ilmselt ajast, kui ta oli veel armees. oh ei, ta on sellel pildil juba üsna vana. võib-olla. Jahijakk või midagi sellist. jah, võib-olla ta kandis oma lippu jahijakil või midagi sellist. Need on need nood. minu isa käib ka aeg-ajalt jahil ja nad kasutavad neid nuge loomade lahtilõikamiseks, tükeldamiseks ja lihakehade töötlemiseks. Need on väga tüüpilised jahinoad. isegi logo on siia peale pandud. valmistatud Sheffield Fieldis. Inglismaa, nii on all kirjas. millised semed. ja siin on ka raamat Prantsuse ajaloost. Vau, kogu see Prantsuse ajalugu ja veelgi rohkem pilte, Tänni. Jaa. see on hullumeelne. See maja on täis pilte. Võib-olla need on need 2 last. nagu ema koos 2 lapsega. vaata seda. Need 2 tüdrukut. see on armas. täiesti imeline. siin on ema, kui ta oli veidi vanem. ja siin on meil veel üks pilt lapsest. nii laastav on näha, et kõik need mälestused on siia paika jäänud. siin on meil veel üks väike nurk, armas lamp, mille peal on lilled ja jälle on siin näha Horvaatia värve. kuidas sattus keegi Horvaatiast nii väikesesse linna Kanada kauges piirkonnas, kus praegu on sõna otseses mõttes -20 kraadi? see on hullumeelne, sest Horvaatias on alati ilus ilm. nagu sina oled Portugalis, Tänni, nii et sul oleks ilmselt sama tunne. nüüd kolime siia. Ei. Need inimesed on soojad. See on liiga külm. Te olete soojaverelised. Vau, vaata seda salvrätikute dossaatorit. kahjuks on see täielikult plastikust. ausalt öeldes näeb see tõesti lahe välja. palju asju on siin maas. jälle. Pulmaalbumid. pulmalugu! Jaa. see on võib-olla, siin me, see pole kirjas. Okei, võib-olla siin on mõned pildid. see on siis, kui nad olid nooremad. see on kindlasti ema. Jaa. see ongi jah, see on see paar, kes siin elab. Need olid need horvaadid, kes siia kolisid. Kahjuks ma ei tea veel nende nime. Vau. See võis olla nende tütar, kes abiellus.
jah, üks neist. jaa. üks 2 tütrest, kes abiellus. see on hämmastav. Võib-olla on teine album siis teiselt tütrelt. Vau, see foto on hämmastav. Imelin. Vabandust. Teine album. Võib-olla on see teine tütar. Jaa, isegi sain mõned. Vau. Jaa. siin on nii palju pilte. Ma lõpetan piltidele keskendumise ja lähme siin edasi. Ja siis on meil selle koha söögiala, söögituba, kus pere kokku tuli, aga ka külalised, kes B ja B-s peatusid, tulid siia. Tõenäoliselt õhtusöögiks, tõenäoliselt ka hommikusöögiks. Pere ema. Tema valmistas kõik toidud ja muu vajaliku. Ma loodan, et nad lõid oma B ja B-s mingi Horvaatia pärase elamuse. Ma ei ole seda veel leidnud, aga ma kujutan ette, et keegi Horvaatiast tooks kindlasti osa oma pärandist oma ärisse Kanadas, muidu. Vaata siia. Me lihtsalt vaatasime. See on selle pere kindlustusarve. Ja nagu näete, siin on meil pereliikmete nimed. Nii et Branko ja Hildegard. Branko on pere mees ja Hildegard on pere naine. Seal taga on kirjas Passalic. Nende perekonna nimi. Me läitsime selle vend. Sa leidsid selle? Jaa. Ja vaat siia. See on söögilaud. Ja selle ümber on ainult 4 istekohta. See on päris huvitav. Nagu, miks on ainult 4 istekohta, kus külalised istusid? Jaa. Võib-olla see oligi ainult külaliste jaoks. Võib-olla. Võib-olla nad lihtsalt sõid allkorrusel. Kas see võis olla vana pilt Brankost? Võib-olla tema vanemas eas. Jaa. Siin on nagu suhkrudosaator. Ja jälle selles toas, vaata seda, meil on sama tüüpi lühter või lamp laest rippumas. Sellel on teistsugune polsterdus peal, aga see on sama stiiliga disain. Ja mulle tõesti meeldib see. Me lihtsalt ühendame selle pistikupessa. Jaa. Ma arvan, et nad tõid selle Horvaatiast, sest see ei ole seina sees, tead. Juhe lihtsalt ripub. Ma olen varem Horvaatias käinud, aga ma ei ole varem inimeste kodudes käinud. Ma ei ole seal varem ringi uurinud. Nii et ma ei tea, kas see on sellele riigile väga tüüpiline. Aga ma pakuks, et küll oli. Jah. See on midagi, mida ma pole kunagi varem näinud. Okei, mis meil siin on? Dokumentide korraldaja. Väga vana tolmuimeja. Nagu näete, on maas palju asju. Ja siis on meil see väike nurk. See on väga-väga huvitav. Kõigepealt Uut Kanada. Kanada, ma armastan sind. See on ilus riik. Leonardo da Vinci sena. Õige, eks? Jah. Jah, kindlasti. Ja. Ja siin pildil on meil kujutatud mõned traditsioonilised Horvaatia rõivad. Stairslave, Jovina? Ma ei tea, see on 1922, see on Horvaatia kalender. Oh, wow. Jaa. Sa ei saa seda liiga palju avada, aga nagu näed, see on traditsiooniline kalender Horvaatiast. Nii et nad tahtsid kindlasti oma pärandit säilitada nende majapidamises. Jah. Võib-olla sunniti neid siia kolima või polnud neil muud valikut. Ma ei tea, aga ma lihtsalt heietan praegu. Siin on meil mõned klassikalise muusikakassetid. Kindlasti armastasid nad seda. Väga kunstilembesed inimesed samuti. Olgu. Karikas. Branko Pasalic on maja peremees aastal 1996. Ta võitis karika ja tõenäoliselt tänu jahipidamisele. Võib-olla oli see aasta esimene lask või midagi sellist, ma ei tea. Vaata seda, Danny. Siin seinal on veel üks perepilt. Ma ei näe seal Brankot ega Heidekaardi. Ma pole kindel. Võib-olla on see foto perega Horvaatias. Võib-olla jah, nende algne pere Horvaatias. Täpselt. Hea mõte. Vaata seda pudelit. Me teame, mis see on. See on kindlasti viin või midagi sellist. Siin on kirjas Jugoslaavia. Jugoslaavia oli varem, Horvaatia oli osa Jugoslaaviast ja see jagunes mitmeks riigiks. Sloveenia, Horvaatia, Albaania, ma ei hakka neid kõiki nimetama, sest ma ilmselt eksin. Aga nagu näete, see on traditsiooniline pudel alkoholi. Isegi pudelikorgilt on näha, et sealt tuleb nagu juuksekarvu välja, mõned karvad tulevad sealt välja. See kujutab mütsi ja on päris ilus vaadata.
Vau. selles majapidamises on nii palju huvitavaid asju. siin peal seisab meil taim. ja siin all on kapp, kus näeme taas palju selle pere esemeid. kindlasti on nad ka usklikud inimesed, Tänni. Vaata seda. Püha piibel on siin sees. Oh jaa. Püha piibel. ja ma arvan, et see oli kunagi mingi ehtelaegas. siin on Horvaatia värvid ja Horvaatia lipp. aga seal sees ei ole enam midagi. Südamekujuline. Südamekujuline. jah. salvestamise hetkel on 13. veebruar. Homme on sõbrapäev. nii et oleks sobivam, kui me filmiksime seda südamekujulise raamatuga hoopis homme. Jah. vaatame, mis veel. siin on mõned pliiatsid ja veel paar asja. jälle veel üks fotoalbum inimeste puhkuse piltidega. nii et jäeti siia. siin on Branko ja Heidekaart, kes istuvad ilusa järve ääres Horvaatias ilmselt. see on hämmastav. Vau, need on kindlasti fotod Euroopast. Jah, 100%. seda on näha linnade järgi. ilus. siin on meil Horvaatia lipp ja kõik muu viitab samuti sinna. olgu, paneme selle iluduse kinni. veel mõned asjad siin. raadio ja muud sellist, aga midagi eriti huvitavat pole. võib-olla mõned plaadid, mida saame siin näidata. See on külmunud. jah, see on külmunud. Oh jumal, kõik on kokku kleepunud. aga need on plaadid, mida nad mängisid sellel plaadimängijal, mis siin seisab. olgu, ja nüüd läheme kööki, kus Heidekaart valmistas toite majapidamise külalistele, Brankole, oma tütardele. ta valmistas armastusega toite, armastusega Horvaatia roogasid selles köögis, mis on nüüd kahjuks täiesti lagunemas, nagu näha. lagi on siin kraanikausi peale kokku varisenud. see on lihtsalt hullumeelne. mulle meeldivad kõik selle maja disainielemendid, mis on endiselt olemas, isegi kui see koht laguneb. lühtrid, lambid, kõik esindab nende riiki. keegi pani siia vahele taldriku, et see kinni hoida. nagu näete. Oh! Muidugi. Euroopa League. ma pean teile ütlema, kõik ameeriklased, kes seda videot vaatavad, teie kohv ei kannata Euroopa kohviga võrrelda. Euroopa kohviga me joome espressot ja see on väga kange kohv. ja mina ja Tänni pingutame siin Ameerika Ühendriikides, et leida head kohvi, head kanget kohvi hommikul. jah, aga need inimesed, kui sa tulid nende hommikusöögiga külaliste majja, siis sa kindlasti said head Euroopa kohvi, tugevat Euroopa kohvi. võrratu. mulle meeldib selle kuju. kõik siin. jah, nad kindlasti proovisid selle sulgeda. vaatame, kas me saame selle lahti teha. Vau. Isegi nimekirjad koostisosade ja kõige muuga on siin alles. mis meil on? üks teelusikatäis. üks teelusikatäis peekonit. üks sibul. Olgu. Oh, see on hapukapsa tegemiseks. kas tead, mis on hapukapsas? Need on retseptid. Need on retseptid. Hapukapsas on nagu, ma ei tea täpselt, kuidas seda seletada, see on midagi saksa päritolu. siin on kirjas, et tuleb üles soojendada, need on mikrolaineahju juhised ja kõik klaasid on muidugi ka siin sees. mis meil veel on? väga väike ahi siin üleval. vaata seda, meil on siin mõned plaat siin. see on kandik, mille annetas Paskaliku perekond, siin on nii kirjas. Vau. isegi räti kripub siin veel alles. endiselt selles kohas olemas. kõik potid ja pannid on endiselt kappides. siin nurgas on ka ukseava. ja siis see koht, kus pereema valmistas kõik toidud. kus ta täitis kõhud ja tegi inimesed õnnelikuks. kõik tema seadmed on endiselt nendes kappides. Vau. see on hullumeelne. see on täiesti hullumeelne. olgu, paneme need iludused kinni. Need on ikka veel piima täis. Tõesti. jah, granulats. ei, see on suhkur. Suhkur. Suhkur nendes jaa.
see näeb välja nagu piim. jah, see näeb välja nagu piim. see on midagi, mida me Euroopas ei tee. ja siin on väike vürtsiriiul, kus on kõik tema lemmikvürtsid endiselt peal. paistab, et neid ei ole poest ostetud. Vau, siin on vürtsidel isegi sildid veel peal. kas ma just? see on pipar. ma lihtsalt tõmban sildi maha. olgu. ja siis ka see täissuuruses köögisaar siin. Nii palju asju. ja siin on nii palju asju alles. Vau, see oli lihavõttemuna, mis avaneb ja paljastab elutoa või magamistoa nendele lihavõttejänestele. see on hämmastav. Kaal ka siinpool. olgu. nii palju asju ja esemeid, mida vaadata. ma tahan ka selle kapi siin lahti teha. See ei avane enam üldse. see Lae tõttu. põrkab vastu lage, aga kõik on ka endiselt siin sees. kogu nende toit, kõik nende maitseained, kõik. siin on vanill ja aroomiekstrakt. see on hullumeelne. ja siin väga ähmane pilt. väga ähmane perepilt samuti. olgu. ood minu vennale loomulikult, kes tahab alati külmkappi vaadata. siia on jäänud mõned asjad, aga mitte palju. sa näed sinna sisse? sinna on jäänud mõned asjad. ja siis üks asi, millele pean enne edasiminemist tähelepanu juhtima, see on viimane kalender, mis selles toas, selles majapidamises üles riputati. ja siin on kirjas september 2006. ja 5. 6, jah. 6. jah, 6. Okei. 6, jah. September 2006. ja see toob meid tagasi sinna, kust me videot alustasime. aga üleval olid eluruumid või kohad, kus külalised tavaliselt peatusid. aga kui me läheme siit paremale, siis läheme keldrisse. ja see on tegelikult koht, kus Pasalitsi perekond Branko ja Heidegret. Heidegret? Helle. Seda nime on raske hääldada, jah. see on tõesti raske nimi. Elasvari. olgu. Lähme nende keldrisse. peame siin natuke ettevaatlikud olema, sest nagu näete, kogu trepp on siin kokku varisenud. Jumal küll. Vaid 17 aastaga pärast hülgamist on see juhtunud. nagu näete, on kogu sein. Jah, siin laguunamas. See mureneb kokku. Hõlmeelne. Nagu Ameerika Ühendriikides ja Kanadas lagunevad majad väga kiiresti. Erinevalt Euroopa majadest, mis kestavad tuhandeid aastaid. Siin paistavad need mõnekümne aastaga kaduma. See on lihtsalt puit. See on lihtsalt kõik puidust. Vaata lege. Ja See on lihtsalt puit. kõik puidust. Keskendume nüüd nende eluruumidele alumisel korrusel. Mis meil siin on? Need on lihtsalt asjad, millega maja parandada. Need on lihtsalt Värvid. kodumasinad ja sellised asjad. Aafrika mäsk on ikka veel siin maas. Täielikult puidust, välja nikerdatud. Kui imeline. Isegi tigu on sees. See on armas. Ja siis meil on siin rong, millel keegi lamab. Santa Fe. Male chestnut. Malenupud. Wow, nii palju asju. Kui sa vaatad lähemalt, kui sa käid mahajäetud kohtades ringi, võid leida nii palju endiste elanike asju, mis räägivad loo sellest, mis nendes kohtades juhtus. Ma arvan, et me jõuame nüüd sinna kööki. Jah. See on täiesti lagunemas. Lagunemine on hullumeelne. Jaa. See riiul oli varem seal seina ääres, aga nüüd on see täiesti ümber kukkunud. Mis siin sees oli? Siin sees on mõned mängulauad. Palun ära puutu seda, see võib kukkuda. See siin on malelaud, nagu näha. Ja enamik asju on sealt välja kukkunud. Sa näed seda klassikalist rongi. See on hämmastav.
ma tean, et mõned minu fännid on suured mudelrongide austajad ja sellepärast näitan ma neid just nende jaoks eriti üksikasjalikult. See tool hoiab sõna otseses mõttes seda kogu riiulit üleval, nagu näha. See on ainus asi, mis seda üleval hoiab. Nüüd on meil siin allkorrusel madrats maas. Mingil kummalisel põhjusel. See oli köök, kus pere tavaliselt süüa tegi ja see võis olla ka nende söögituba. Selles kohas on palju hallitust ja lagunemist. See on vanamoodne pastamasin. Sa võid seda kasutada küljele ja siis saad keerata. Praegu on see väga roostes, aga nii teeksid sa pastat käsitsi. Mõned inimesed teevad seda siiani. Ma arvan, mõned pildid Horvaatia traditsioonilistest rõivastest. Vau. See on muidugi lihtsalt vesi. Ei, see ei ole see, mida sa... Jaa. Ma tahtsin selle avada. Jah, uks on vastu. Uks on vastu seina. Säng, jah, täpselt. Ma mõtlesin, et tahaksin külmkapi avada, aga seal pole enam midagi. Vanaaegne telefoon. Valimisketas oli selline. See ei tööta enam. Mis sa arvad, mis tuba see varem oli? Panipaik? Jah, panipaik, kapike, midagi sellist. Vaata siiedani. Wow. Meil on siin kas sõjaväevorm või tšahi riietus. Ma arvan, et see on see sama, mida ta kandis allkorrusel pildil. Nagu Jah, näete, see on midagi. Vaata seda. Wow, trillid. Suusamask, millel on Horvaatia lipu värvid peal. Ja siin näeme ka Horvaatia lippu. Ma kindlasti ei arva, et see oli sõjaväevorm. Ei, ma ei arva nii. Kindlasti Näeb välja nagu jahipidamiseks. tšahi riietus. See on jahijakk, jah. Wow, ja see on ilmselt tema naise oma. See laguneb täiesti koost. Sellel on loomakarvad peal. Oh jumal, see on... Kohvrid on ka siin üleval. Tal on ka see müts. Wow. Ikka veel siin, täiesti kaetud. Hullumeel. Nii palju ilusaid asju on siin majapidamises laiali. Oh, ja see oli tema tööriistakast, mis on ilmselt mõeldud kõigi B&B sees olevate asjade parandamiseks. Siin on mõned dušivoolikud ja kõik muu. See on täiesti uskumatu. Ja vaata ka seda käekotti siin. See kuulus tema naisele. Olgu, vaatame teist. Oh, ja see oli kabuur, kuhu ta oma relva pani. Kui ta metsa läks, pani ta oma relva siia. Siia jäi isegi mõned negatiivid. Wow. Olgu, lähme edasi. Vaatan, kas ma näen siin veel midagi huvitavat. Siin on ka Tidy pesukapslid. Oo, vabandust. Mida ma maha magasin? See on Horvaatia lipp, uus. Ma pean selle välja võtma. Jah, Horvaatia. Ma ei tea, kas mul on Horvaatias fänne, aga kui sa vaatad Horvaatiast, ma tuutan sinu riiki. Jah, seda on hämmastav näha. Horvaatia lipp. Wow. Võtame selle endaga kaasa kogu selle uurimise jooksul. Tee seda nii. Valmis. Horvaatia. Ja nüüd jõuame majapidamise pesuruumi. Pesumasinad, kuivatid, siin pestakse kogu külaliste majapesu. Vaata selle seina tagumist poolt, mis on täiesti lagunemas. Need on seinatükid, mis on kukkunud pesumasinate peale. Ma näen isegi, et jää hakkab juba maja sees tekkima, sest praegu on lekked. Seal on jäägamagas väljast poolt. Hullumeelselt pöörane. Wow. Ma arvan, et meil on siin mingi kudumisala, aga ma pole kindel. Jah, tööala. Tööala, täpselt. Keevitusprillid ja sellised asjad. Jah. On siin sees. Siin on veel üks tuba ka, nii et allkorrusel oli neil vaja ka tualetti
pesemisala, vannituba. Ja see siin oligi nende vannituba. väga väike, pean ütlema. Jaa. On see. Ma pole kunagi tegelikult näinud kedagi seda kasutamas. See on selja pesemiseks, eks? Jah, sa pole kunagi näinud. Ei, Belgias me seda siiski ei kasuta. Portugalis kasutame seda väga palju. Okay. Meie kasutame enamasti pesulappi. Jah, me kasutame neid kõiki. Rohkem nagu vanemad inimesed kasutavad seda, aga okei. Jah, me kasutame seda ikka veel. Ja nüüd on meil seal ka dušiotsik ja kõik muu olemas. Mulle meeldib, et neil on isegi seintele riputatud pildid hirvedest ja jahikoertest ka sellel pool. See on hämmastav. Ja siis seal all see imeline tualettpaperi hoidja. Olgu. Nüüd on aeg vaadata üleval korrusel asuvat külaliste maja osa. Mul on päris põnev teile seda näidata. Olgu, ja siis läheme tagasi eluruumide koridori. Wow. Tegelikult ma ei ole koridori veel täielikult näidanud, aga pean ütlema, et mulle meeldivad ka need värvid, mida nad kogu majas kasutavad. Ma ise olen värvipime, aga ma tean, et see on ilus värv. See on roosa, eks? Jaa. Nagu rossakas beež. Jaa. Brankomütsid ripuvad ikka veel siin. Ja siin on ka nende mõlema pihmavarjud. Vau, vaata seda, Tõni. Siin on väike kiiktool, mille peal on mõned lilled. Tüüpiliselt ameerikalik ja kanadalik. Selliseid kiiktoole Euroopas eriti ei leia. Need on väga haruldased. See on nii külm, et see ei avane isegi. See on sõna otseses mõttes külmunud veekauss siin sees. See on hullu minna. Olgu. Ja siis vaata seda meistriteost, mille juurde me kohe läheme. Selle koha ülemistele korrustele. Ja avastame, mida me sealt ülevalt leiame. Aga ole ettevaatlik, Tänni. Seal ei ole. Vabukohti ei ole selles kohas. Ja see viib meid maja ülemistele korrustele. Vaata siia koridori. Võib-olla kui külalised tulid, süüdati need küünlad ja tehti siin sees mõnusaks ja hubaseks. Meil oli siin koridoris ka see lillepoti vaas, kus sees olid mõned närtsinud lilled. Nii et sama tüüpi lühter ripub siin laest. Ja see viib meid ülemistele korrustele, kus kunagi olid külaliste toad. Esimene tuba, kuhu ma sisse vaatan, on lihtsalt suurepärane. Vaata seda. Kas see pole mitte lihtsalt ilus, Tänni? Jah, on küll. Näeb välja nagu tüdrukute tuba. Võib-olla magasid siin üleval selle peretüdrukud varem. See näeb tõesti välja nagu need toad tuba, kus tüdrukud varem magasid. Jah, kui nad olid väikesed, voodid tundusid väga väikesed. Jah, need on tõesti väga väikesed. Aga see sisustus ütleb mulle kindlasti, et siin magasid selle maja tüdrukud. Siin laes rippus isegi roosidega lühter. Ja vaata siis ise lakke, Täni. Vabandust, ma pean voodi peale astuma. Aga meil on siin need veekotid rippumas sellel lake. Issand, ma lihtsalt Ära puutu seda. puudutasin ühte, aga need on taskud, mis on täidetud või mis kunagi olid täidetud veega. Ja need on nagu stalagmiidid või stalaktiidid. Stalaktiidid. Stalaktiidid ripuvad allapoole. Vau, tehtud laevärvist. Venitsia pilt. Nagu näha. See on ilus. Vau. Vaata ka neid valguslüliteid, mis siin sees on. Kui märkad, siis igas toas on erinevad valguslülitid. Ei, ma ei ole seda veel märganud. Vaatame ka valguslüliteid, kui me siin ringi liigume. Ja siin on ühe selles toas maganud tütre veel üles tehtud voodi, ning selle ees on ilus plastikust lill.
siin on meil käsitsi kirjutatud märkus. Kuidas sul läheb? Oh, see on põlge horvaadi keelest inglise keelde. Ka kitsed. Babu ja tri, mul läheb hästi, aga sinul? Vabandust häälduse pärast, kui sa oled horvaat ja räägid horvaadi keelt. Ja siis on meil siin laste käest saadud minu väike ponifiguur, millega nad varem mängisid. Ja ka nende tualettlaud on siin imeeliselt üles seatud. Lill ja kõik muu, lamp seal peal. Ja peehel meie ees. See on hämmastav. Fui. see on püha pulgakomm. Ei. Jah. See on ilmselt väga vana. See on ilmselt paar aastakümmet vana, aga see on ikka veel pehme. See on tegelikult vastik. Ja siis on meil ta teine voodi. Ja sa saad vaadata selle koha lumisesse tagaaeda. Tänid levad siia. Selle toa tüdrukutel oli isegi võimalus oma tuba sulgeda, nii et neil võis olla oma privaatsus, kui külalised olid majas. Olgu. Ja siis jõuame jälle selle koha koridori. Nagu ma sulle enne ütlesin, keskendume natuke rohkem valguslilititele. Vaata neid imelisi valgusliliteid, mis meil siin on. Ja need on minu arvates ka üsna horvaatiapärased, sest ma pole neid veel kogu Ameerika Ühendriikides näinud. Ja Kanadas, ma muudkui ütlen Ameerika Ühendriigid, aga sa oled Kanadas, Leslie. See siin meie paremal on minu arvates üks parimaid ja kauneimaid vannitube, mida ma kunagi näinud olen. Lihtsalt selle värvi pärast. Ja selle disain, mida sa arvad sellest vannitoast, Tänni? Ütle ausalt, mida sa arvad? See on ilus. Värv tõesti paistab silma. See on türkis sinine, eks? Mis? Türkis sinine värv, eks? Türkiisroheline. See on nagu akvadroheline. Jah, akvadroheline. Daamil on ilus kläit. Heidehäärt. Aeg on peaaegu südaööl seisma jäänud. Siin meie kohal. Ja see oli väike pesuruum, kus nad käisid, pesid hambaid, tegid kõike. Seegi nende hambahari on siiani siin alles. Poolenisti kasutatud hambapasta tuub on siiani siin mingil kummalisel põhjusel. See on imelik. Siin on telefon. Ja telefon vannitoas. Ja see on alles midagi. Wow, kõik on siin ikka veel alles. Vaata siia alla. Kõik nende tooted. See on selleks, et teha juustesse lokke. Ja siis sinu selja taga minivan. Meil on tualet ja pesemisala. Vann ja kõik muu ka. Ja seal üleval rippus isegi lühter. Kas see pole mitte lihtsalt imeline? Vabandust. Tahaksin lihtsalt kiire pilgu heita. Palju enese... Kõik on endiselt olemas ja see ütleb mulle alati, et tegemist on ajakapsliga. Iga kord, kui näed mahajäetud kohas ripuvat tualettpaberirulli, siis tead, et see on ajakapsel. Siis on kõik maha jäetud. Hämmastav. Isegi nende rätikud on siin ukse taga endiselt rippumas. Ilus tuba. Mulle avaldab see muljet. Tõesti, väga. Olgu. Siin all on veel mõned toad. Siis on meil üks tuba ka sellel pool. Ma arvan, et see oli rohkem nagu kontooriala, kus nad tegelesid kogu oma äriga. Raamatupidamise, äri ja selliste asjadega, tõepoolest. Milline muusikainstrument siin? See pole kindlasti päris muusikainstrument. Ma arvan, et see on lihtsalt kaunistus. Jah, tundub, et see on kaunistus. Wow, aga see on tõesti, see puutöö, see on kaunis nikerdatud. Jah, see näeb välja nagu mingi kitarr või midagi sellist, aga siis sa riputaksid selle seinale niimoodi võib-olla. Jaa. Pole kindel.
siin on mõnus istekoht. kõik raamatud ja kõik muu on ikka veel seal. Schwarzpulver, see tähendab musta püssirohtu. Schwarzpulver, see on tegelikult saksa raamat. Olgu. Palju raamatuid sõjast ja kõigest muust. Siit näed sa seda. USCOM, Ameerika maismaapõhine relvastus. Tõenäoliselt oli majaperemees sellistest asjadest väga huvitatud. Kunst Bosnias ja Hertsegoviinas. See on riik, mis asub Horvaatiale väga lähedal. Horvaatia lipp jälle siin üleval rippumas. Ja seal üleval on stereohelisüsteem. Isegi hävituslennukite mudelid. Vau, jah. Ta ehitas need ise valmis. Ta oli sellest väga huvitatud. Siis on siia jäänud mõned kirjutusmasinad. Need on esemed, mida tänapäeval enam eriti ei näe. Neid on mitu. 1, 2, 3 kirjutusmasinat. Ja ka see väga klassikaline arvuti siin. Vau. Täiskapp, VHS, kassette. Põdrajaht. Tõenäoliselt Vend. siin peal. Siin on need videod, kus ta jahib. Ja, vau. Ja need on kõik mälestused ajast, kui nad veel Horvaatias olid. Sa näed, et siin on isegi kirjutatud Horvaatia 2001. Nii palju mälestusi on siia kappi ikka veel alles jäänud. See peaks olema ebaseaduslik, et midagi sellist maha jätta. Jaa. Sipiks. Need mälestused on hindamatud. Nad peaksid tagasi tulema ja need kokku korjama. Ma ei tea, miks need 2 tütart siia ei tule ja neid mälestusi kokku ei korja. Täpselt. Väga kurb on sellest aru saada. Ja mõelda, et see kaob igaveseks. Tõenäoliselt ostab keegi selle maja mingil hetkel. Renoveerib selle. Ja viskab kõik selle lihtsalt konteinerisse. See kaob igaveseks. On kurb sellele mõelda. See on väga kurb vend. Olgu, ja siis meil on malelaud. Nii et need malendid, mida me all nägime, Jaa, need kindlasti sobiksid kindlasti sellele. Kas sa oskad malet mängida, Danny? Jaa, ma oskan malet mängida. Me peaksime malet mängima. Olgu. Ma olen uudishimulik, kes võidab. Vau, kõik riided. Imeline mäeahelik. Mina ja Danny oleme mõlemad loodusarmastajad. Oh jaa. Ja meil ei pruugi olla. Nagu, teeme väikese jalutuskäigu. Vabandust, jah, ma olin korraks hajameelne. Korraks see on kaameraga, tühi. see on tühi, jah. Aga sa oled nüüd selle toaga valmis, aga räägime siis millestki muust. Nii et me oleme otsustanud praegu paar aastat koos reisida. Jaa. See on plaan. Vaatame, kas suudame Eks me üksteisega näe. hakkama saada. Nii kaua aega. Aga järgmisel aastal sõidame läbi kogu Euroopa selle kaubikuga, mida ma koos oma isaga ehitan. Põhjus on selles, et me hakkame See looduses saab olema telkima. hullumeelne. Me külastame kõiki losse, kõiki vaatamisväärsusi Euroopas ja ma olen nii elevil, Mina ka. et jagada seda kogemust sinuga. Ma olen nii elevil, sul pole aimugi. See saab olema eepiline. See saab tõesti eepiline olema. Hämmastav. Ameerika Ühendriigid ja Kanada saavad samuti olema eepilised. Jah. Oleme nüüd siin olnud juba nädala. Jah, umbes nädal aega. Mis sa seni Kanadast arvad? Ja see on ka sinu esimene kord Euroopast väljaspool reisida. Jah. Ja ka lennukiga lendamine. See on olnud hullumeelne kogemus. Kanada on täiesti erinev Portugalist. Ma olen näinud nende 2 riigi erinevust. See on lihtsalt hullumeelne. Väljas on lumi. Väljas on sõna otseses mõttes tonnide viisi lund, nagu näha. Ja Danny pole tegelikult kunagi Portugalist välja reisinud, nii et Ja see lumehulk on lihtsalt hullumeelne. See on hämmastav. Mul on nii hea meel sinuga Euroopas reisida. Eriti selle See peab kaubikuga. olema. Saab olema hullumeelne. see saab See olema kogemus saab olema hämmastav. hullumeelne. Seda ma tahtsingi edasi anda. Me armastame loodust ja me läheme selliseid asju nägema ning dokumenteerima Jah, ning uurime ka palju hullumeelseid elevil. kohti. Nii elevil. Teeme siis ära, vend. Teeme ära. Lähme nüüd selle uurimisega edasi. Olgu. Ja siis koridorist. Siin on meil veel üks tuba, mis kunagi oli üks B&B tubadest. Aga seda pole ammu enam kasutatud. Madratsid on seina äärde virnastatud. Siin on näha, et palju riideid on siiani alles. Ma mõtlen, kas see võiks kuuluda Heidegraadile. Nagu näha, on siin palju traditsioonilisi vanu rõivaid. Väga huvitav. Selles toos on veel mõned asjad nagu rahakott ja muud sellist. Oi, ära lase seda maha. Jälle brošüür.
ja meie kohal loomulikult veel üks lühter. Vaat seda, Tõni. Mida sa leidsid? Vau, okei. See on ilus triikraud. Ma arvan, et see on 60-ndatest või 70-ndatest. Väga traditsiooniline triikraud. Vaatame, kus see on tehtud. See on tehtud Hongkongis. Olgu, Hongkongis ammu pole ma näinud ühtegi toodet, mis oleks tehtud Hongkongis. Ei, siin pole eriti huvitavaid asju. Siin on ühe naise kleit. See näeb välja väga traditsiooniline kleit. Jah. Väga traditsiooniline Horvaatia kleit. Pole kunagi varem sellist stiili näinud. Ja loomulikult meil on ka selles toas need valgustid, mis minu arvates on väga huvitav, Täni, on see, et valgustid sobivad kokku seinal rippuvaga. Jah. Sa näed, et siin on täpselt sama disain ja kõik vööd ripuvad siin peal. Vau. Jälle ilus roosa. Jah. Tere tulemast tagasi. Koridoor. Olgu. Ja siis me jõuame, ma usun, selle koha viimasesse ruumi. Aga ma usun, et see on ka üks selle koha kõige huvitavamaid ruume. Näed, see juhtus minuga jälle. Põrandatükid lihtsalt turritavad välja ja koht laguneb koost. Oleks patt seda kohta hävitada või maha lammutada, aga ma arvan, et see juhtub. Jah. Seda ei saa enam parandada. See on väga lagunenud. Vaata siia lakke. Siin on suur kühm siin, mis kunagi veega täitus. Aga jah, näeme sellest ruumist läbi ja vaatame, mis meil siin sees on. Ma arvan, et esimene asi, millele tähelepanu juhime, on Horvaatia kaart siin seinal. Ma olen Horvaatias käinud ainult ühes linnas ja see on siin, Pulas. Aga ma pole veel kogu riiki läbi käinud. Me teeme seda kaubikuga, Tänni. Teler külalistele, kes selles toas viibivad. Tegelikult 2 telerit. Philipsi oma. See on väga moodne, või vähemalt kunagi oli see moodne. Aga see siin on väga vana aparaat. Zenith, ettevõte, millest ma pole kunagi kuulnud. Space Command, nii on sinna peale kirjutatud. See on tõesti ilus. Ja Kogu kärp. selle puutöö ja kõik muu. Ja see oli kunagi kõlar. Aga sellel on puidust kaunistused peal. See on nagu maal. Ja siis saad selle lahti teha. Ja siis on sul kõik televiisori juhtnupud seal. Vau. Horvaadi keel. Kõik siin kohas on horvaatiapärane. Vaata seda telefoni, mis meil siin on. Sa näed kogu sisemist plaati, emaplaati ja kõike muud. Ja sellel on peal Communication Canada. See on toodetud Malaisias. See näeb välja nagu laste telefon. Ja. Aga ma arvan, et see on tegelikult toimiv telefon, eks? Ma ei tea. Ja tundub lapsik värvida kõige pärast, aga ja vaata seda emaplaati seal sees. See on üsna arenenud, ma ütleksin nii. Ja siis on meil siin veel üks fotoalbum alles jäänud. Seda on väga raske liigutada, sest selle ees on peegel. Vaata seda. Kogu Horvaatia ajalugu. Kõik pildid kohtadest, kus nad kunagi käisid. Isegi mõned postkaardid on siia jäänud. See on hämmastav. Olgu. Ja siis avame selle. Mulle meeldib see kapp nende kardinatega. Ja vaata neid 2 käepidet, mis meil siin ees on. Ja need on hirvepead, mida saab välja tõmmata. Ja siis nendega kapi lahti teha. Vau. Ja see paljastab omamoodi pühamu endisele omanikule. Võib-olla peaksime tule põlema panema, et selle kapi sisemust veidi paremini näidata. Ma arvan, et see on mingisugune jahipühamu, nagu sa näed, Tänni. Nagu kõik need jahipildid, mis meil siin on, need olid vööd, mida nad kandsid. Seal on nagu trompetid, faasanid, metssead, kõik võimalik. Saksa lib. Me nägime selles majas juba palju saksa raamatuid ka, nii et võib-olla olid endistel omanike samuti saksa päritolu. Ja. Koos nende horvaadi päritoluga. Väga huvitav.
Oh, see kukub ümber. Siia on veel jäänud mõned kujutised, pildid ja kõik muu. Meil on isegi see müts olemas. Tõenäoliselt kantakse seda jahil olles. Kas see on endine Horvaatia president? Ma ei usu, et see oli selle koha omanik. Ma ei tea. Ma ei tea ka. Aga siis me saime Ameerika. USA, Kanada ja Horvaatia. Oh, need on nagu ühendatud asi. See on Horvaatia rahvuslik jalgpalliliit. Okei. Mõned huvitavad asjad. Jah, tõesti huvitav. Ma armastan seda kappi. Ma tõesti armastan seda. Siin sees pole midagi. Olgu. Ja siis vaatame toa seda poolt. See on omamoodi istumisala külalistele. Siin on istekoht. Ja siis loomulikult meil on ka Kanada lipp, et esindada ka seda riiki. Seal üleval on diplom, mis on antud Branimir Basalitšile. Nii et see on tõenäoliselt nende tütar. See diplom on antud talle, kes on lõpetanud 4-aastase õppekava õhtukoolis ja saavutanud rahuldava tulemuse, olles tunnistatud vääriliseks arhitektuuri ja ehituse lõpetamisel. Vau, arhitektuur. Väga tubli. 1976. See oli tegelikult ammu aega tagasi. Nii et nende lapsed on ka juba väga vanad. Jaa. Nii et kui ta lõpetas praegu, siis see oli 50 aastat tagasi. Ta on praegu vähemalt 70. 70 või 80. See on hullumeelne. Nii et nad on ilmselt ka juba väga vanad. Ja siinpool on meil laaserosüti, mõned televiisoripuldid ja mis see seade on? Siin on kirjas Vicks, ma tean Vicksi sellest ninasprei ja sellised asjad. Ma arvan, et see on lihtsalt õhupuhasti. Puhasti. Ma ei tea, kuidas seda inglise keeles nimetatakse. Jah, midagi sellist. Puhastavad õhku. Jälle üks jahistseen seinal. Kõik need hirved seal peal. Siin on ka latern olemas. Nad armastavad siin kristalli. Laternad on kogu maja peal laiali. See on ilus müts. Väga kena peakate. Samuti ka jahipidamiseks. Vaata siia. Humber College of Applied Arts and Technologies. Samuti aastast 1976. See on samuti tütreft. Ja kui sa jälle aknast välja vaatad, näed, et siin on ka rõdu. Ja siis siin pool tuba. Siin on rõdule pääs. See on kahjuks lukus, aga ma ei läheks sinna niikuinii. See on ilmselt väga ebastabiilne. Siin on veel üks diplom. Ja see on tegelikult ühest Horvaatia ülikoolist. Ma ei ole kindel, kas see on kõik horvaadi keeles kirjutatud. Kahjuks ma ei oska seda lugeda. Milline kena tool siin. Ja jälle üks lipp nende armastatud riigist. Ja siin näete tegelikult riigi initsiaale. Nii et meil on seal kits, meil on 3 lõvi, kuu ja täht siin. Üsna huvitav lipp, aga selle taga on tohutu Saksamaa lipp. Okei, see on... Ma pean korraks võtma. Jah, okei. Ma pean sulle lihtsalt näitama, kui tohutu see lipp on. Deutschland, mein Vaterland. Ma olen tegelikult osaliselt sakslane, nii et umbes veerand minust on sakslane, sest mu vanaema oli kunagi sakslane. Kas ma võin küsida ühe küsimuse? Jaa. Kas see lipp on tagurpidi? Ma ei ole kindel, ma ei hakka selle kohta midagi ütlema. Võib-olla teen vea. Siin taga on veel üks lipp ka. Ja ma arvan... Kanada? Ma arvan, et see on Kanada lipp tõenäoliselt küll, jah. Tõmbame selle välja. Vaatame, mis siin peal on. Sa juba näed valget. Jaa. Vaata seda. Wow. See on nii tohutu lipp. Nad olid väga patriootlikud, need inimesed. Nende kodus oli nii palju lippe. See võis olla mõeldud õue panemiseks. See võis olla mõeldud õue panemiseks nende külaliste maja juurde. Jah, võib-olla üks Saksa lipp ühele poole, Horvaatia lipp teisele poole ja siis ka Kanada lipp. See on hämmastav. Mulle tegelikult meeldib see Kanada lipp. Ma arvan, et see on väga ilus selle vahtra lehega. Olgu. Läheme keerame selle kokku. Ohoo! Jah, paneme selle
ilusti siia taha tagasi. Nii, valmis. Vau. Ja Niil on isegi veel üks telefon. Vau. Siin all. Nii et igas toas on ka oma telefon. Ma ütlesin, et keskendun valguslülititele. Vaata seda ilu. Vau. Mis meil siin on? Väga intrigeerivalt kujundatud. Jaa. Isegi lossides või paledes ei näe selliseid asju. Need on väga ainulaadse disainiga. Jaa, tõesti ilusad. Siis Danny, siin on kirjas privaatne. Ja sellel uksel on tapeet. Ja see viib üles teise magamistuppa. See on natuke kinni jäänud. Issand. Ja nüüd see avaneb. Okei, lähme üles. Vau. Kuhu me praegu välja jõuame? See on nagu ülemise korruse tuba. Ma arvan, et see on maja kõige kõrgem korrus. Jaa. Kindlasti. Ja me jõuame ülemistesse magamistubadesse, kus külalised varem elasid. ma arvan, et see oli pööning ja see muudeti ümber. Jaa. Vähemalt tundub nii. See on kindlasti hiljem ümber ehitatud. Nagu räägitakse, kolisid lapsed välja ja siis muudeti maja bed and breakfastiks. Et kasutada ära selle piirkonna ümbruses olevaid suusakuurorte ja majutada inimesi, kes tahavad sinna reisida. Siin üleval korrusel on mõned väga huvitavad asjad. Esimene asi, mis mu tähelepanu köidab, on see kast, mis meil siin ees on. Jaa, samas siin. Ronson, kas ma võin selle avada? Ma pole kunagi midagi sellist varem näinud. Olgu. Üles. Jaa. Okei. Mis see on? Ma saan siinpool soojust reguleerida. Jahe, sue, keskmine, kuum. Ronson Escort. Kas see on nagu föön? Mul pole aimugi. Jah, see on föön. Ma näen, et seal sees on isegi kamm. Olgu. Jah, sul on õigus. Huvitav karp. Seal All on veel üks kirjutusmasin. Nagu näha. Ja siin üleval on ka mõned endise omaniku prillid jäetud. Kas on kuuldeaparaat? Vaata seda. Jah. Vau, okei. Need on väga kallid seadmed ja need on lihtsalt siia üles jäetud. See tundub jah väga suur tükk. Kujutad sa ette seda, et sul on see kõrva taga? jah, tänapäeval on see lihtsalt nii väike. Jah, mu isa kasutab kuuldeaparaate ja need on palju väiksemad. Sa ei näegi neid enam. Jah. Aga see siin on tohutu. Nii et kellelgi selles majapidamises olid ka kuulmisprobleemid. Olgu. Vaata neid imelisi kollaaže, mis meil siin seinal on. ja ma just vaatasin seda. Need sobivad hästi selle tapeediga siin kokku. Siin taga on isegi salasahtlid. Jaa. Vaatame, kas ma saan selle lahti teha. Seda on tõesti raske avada, sest see on lihtsalt Jumal, see on nagu üks on kinnitatud sees. seina külge, jah. Sa ei saa seda isegi avada. Jah, me näitame teisi ka, jah. Ma ei hakka seda enam isegi proovima. Olgu. Ja siis on meil siin see mugav tool, kus külalised saavad mõnusat raamatut lugeda. Päev, mil me pommitasime Utat. See ei ole meeldiv raamat. Päev, mil me pommitasime Utat. Aga nad saavad siin lugeda ja hetkeks lõõgastuda. Oleks olnud imeline jääda siia B&B'sse. Iga kord, kui ma reisin, mulle meeldib alati peatuda külaliste majades. Meil on siin need lehvikud olemas. Võib-olla selle koha omanikud tahaksid oma külalisi poputada ja neile lehvikuga tuult teha, kui nad raamatut loevad. Kas see on kellegi reisikohver? Siin on selle mehe nimi, Branko Pašalić, ikka veel peal. Nii et see oli tema reisidelt ümber maailma. Vau, see on tõesti Tõeliselt vana kool. ilus kohver, tõeliselt vana kool. Ja ma vaatasin Lufthansa kleepsu. Ma lihtsalt vaatasin, kas ma leian sihtkoha, kuhu ta ilmselt läks. Võib-olla läks ta tagasi koju Euroopasse. Ja siis on siin voodid. 2 identset voodit, et selles toas mahutada 2 külalist. Siin seisavad endiselt selle naise kingad. Jäetud siia maha. See on imeline. Vaatame seda poolt.
siin on meil kaal, see näitab naeltes, nii et pole liiga piinlik, aga ma kaalun 185 naela. Ma arvan, et mu kaal on korras, nii et ma ei tea, palju see kilogrammides on. 80 kilogrammi või midagi sellist. Ja siis on meil siin üleval veel üks peegel. Ja siin sees on ka mõned kingad. Selles majapidamises on igal pool palju asju. Vau, vaata seda kuldset tapeeti. Vau. Mis meil siin taga on? See on hämmastav. Ilusad lilled. Ja siis ka kardinad siinpool. Need inimesed tõesti teadsid, kuidas maja kujundada ja kuidas see hubaseks muuta, sest mulle tõesti meeldib see. Ja siis siin üleval oleks selle toa külalistel oma vannituba. Eriti nende jaoks. Nagu näha, on kõik endised seal olemas. Imeline. Selle vannitoa lagi. On üsna madal. Jah, see on tõesti väike vannituba selle toa jaoks. Ja siin polnud ka duši, nii et nad pidid kasutama allkorruse duši. Sul on õigus. Isegi kõik rätikud ja kõik muu on endised siin. Ja siis päeva küsimus. Miks on vaip tualeti peal? On see midagi kanadalastel omast? Ma pole oma elus midagi sellist varem näinud. Isegi mitte Ameerika Ühendriikides. See on midagi kanadalastel omast. See ei tõmba enam vett ja ka tualettpaberirull on siia alles jäänud. Olgu. Siis on selles toas veel mõned asjad. See on siin üleval. Lühter ripub seal ikka veel. Vau. Keegi selgitas mulle, kuidas eristada messingit ja vaske, aga ma pole ikka veel aru saanud, kas see on messingist või vasest tükk. See imeline lühter. Ripub lest. Ja siis pean ma sulle veel neid panipaiku näitama. Ma arvan, et see on üks, eks. Ja. Kas see on mingi hoiuruum siin taga? Jah, see on hoiuruum ja sinna pandi erinevaid asju, puitu ja muud sellist. Väga hästi peidetud. Jah, täpselt. Olgu. Ja siis me läheme alla korrusele ja jälle. Tapeeditükid on kõik maha kukkunud. Olgu, lähme alla korrusele. Lähme selles hubases kodus alla korrusele. Mulle lihtsalt meeldib siin ringi jalutada ja imetleda, milline see kunagi vanasti oli. Kõik need esemed igal pool, lühtrid ja see loominguline kujundus. Juba on kurb, et oleme video lõpuni jõudnud, Tänni. Ma ei taha siin maha jätta. Ma ei taha kunagi sellest majast lahkuda. Vaata seda istumisala. Lõpetame video siin. Ma istun korraks maha ja kujutan ette, milline see võis olla ajal, kui inimesed siin veel elasid, kui külaliste maja veel töötas. Franco, mis isa nimi on? Ja Hellegret, mis ema nimi on? ma arvan, et mul on õigus. Nii et aitäh teile mõlemale teie elu eest, aitäh kõige eest, ma loodan, et teil on seal üleval hea ja et teil oli imeline ning rahulik elu. Kui sulle selle nädala video meeldis, palun panna sellele like teile kanal, kui oled uus siin, sest sa ei taha neist videotest ilma jääda. Ja kirjelduses on ka link Patreonile, kus saad meid toetada meie reisidel üle maailma. Me oleme ikka veel väga noored, kütus on endiselt väga kallis, kõik reisimisega seotud asjad on kallid ja väike annetus aitab meil minna ja neid videoid teha. Aitäh teile kõigile ja kohtume järgmisel nädalal uues pöörases seikluses. Nägemist, ma armastan teid.